õhtust, armas mandoliini mängijate ja kuulajate rahvas meie siin ja sealpool eetrit. Meil on väga meeldiv esmakordselt Lehtses alustada mandoliiniorkestrite esinemist otseülekandega. Alustab siis Lehtse televisioon oma ülekannet ja meil on tulnud külla Saku mandoliiniorkester ja pärast koos mängivad ka Tapa mandoliiniorkestriga. Meil on traditsiooniks saanud, et juba 2015. aastast peetakse Lehtses mandoliinipäeva ja me nimetame seda isegi mandoliini talviseks pealinnaks, sest meil on ka suvine pealinn Saku, kus siis on meie toredad Saku mandoliini kutsunud meid siis sinna külla ja koos pidu pidanud ja mänginud. Ja täna siis annangi üle teatepulga meie Saku mandoliiniorkestri juhile Joosep Sangale, kes siis tuleb ja räägib oma mandoliiniorkestrist ja toredat kuulamist ja vahepeal tuleb üks videoklipp ja siis tulevad teised Tapa mandoliinid ka peale. Aitäh! Tere! On väga meeldiv meil siin taaskord viibida ja esineda Lehtse televisioonis, nagu ma kuulsin. Oleme orkester Saku mandoliinid ja mängime enne kui ühislood kõlavad mõned lood ka oma kavast, mis kannab pealkirja Lusti ja lauluga. Oleme seda hiljuti ette kandnud ja mõned lood sellest oleme täna kuulamiseks välja valinud. Loodan, et tunnete seda lusti teiegi ja laulu tuleb meil natuke vähem, aga on ka sellised lugud, mille saate kaasa laulda. Nii et head nautimist ja Saku mandoliinid!
Eesti muusikaklassika. Selle loo on kirjutanud Uno Naissoo ja kannab ta pealkirja Improvisatsioon Eesti teemal. Teleseriaalide sõpradele. Te olete seda sarja kindlasti vaadanud ja seda meloodiat televiisorist kuulnud. See on tunnus meloodia sarjale nimega Rannahotell.
ingliskeelset pealkirja It's all right with me. Järgmine lugu, mida me tahaksime teile ja Lentse televisiooni vaatajatele pakkuda, on Popuri 8 meloodiast, mis on pärit ühest mängufilmist. Ma arvan, et vanemad ja ka nooremad inimesed on seda vaadanud. Selle nimi on Mustas laager läheb taevasse. Ja eriti lugu on selles filmis ka ilus, aga eriti ilus on selle filmi muusika ja kahte viisi me nüüd siin üritamegi kokku põimse.
klass ja pärast seda on juba meile täiendus, Tapa sõpru oodata, nii et õhtu läheb tõusvas joones. Lehtse on suhteliselt noor asula, mille tekkele andis põhjuse raudtee. Lehtse jaam rajati 1876. aastal seoses 6 aastat varem rajatud Tallinn-Narva raudteega. Esimene jaamahoone hävis tulekahjus 1890. aastal. Uus jaamahoone ehitati põhiliselt 1895. aastal. Sisse õnnistati 27. oktoobril 1896. aastal ja on säilinud tänaseni. Lehtse asula suurim ehitusperiood oli 1920. ja 1930. aastatel. 25. veebruaril 1936. aastal asutas aktsiaselts Riigi turbatööstus Lehtse turbatööstuse. Sama aasta detsembriks valmis turbaveoks üle 4 kilomeetri pikk kitsarööpmeline raudtee põhja poole Lehtset. Lehtse alevikus elab 350 inimest ja 2005. aastast asub Lehtse alevik Lääne-Virumaal Tapa vallas. 2017. aastal alustas Lehtse kool
õppetööd uues renoveeritud keskuse hoones. Lehtse kultuurilipulaev on Lehtse kammerkoor, mida on juhendanud 1981. aastast Tiiu Tikerberg. Kultuuriedendaja on olnud 40 aastat Leelo Jürimaa. Traditsiooniks on saanud mandoliiniorkestrite talvine mandoliinipäev Lehtse kultuurimajas. 2018. aasta veebruaris esinesid Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks 100 mandoliinimängijat Eesti suurimates kontsertsaalides. Nii, terve õhtust reklaamipaus sai läbi. Orkestri real on siis vaienenud. Tegelikult mul on siin ees kaanet, kus vahel on üks kontsertikava, siin kõigil mitme kontsertikava, üks neist pidi toimuma 26. märtsil ja teine oli 6. mail 2020. aastal. Et mõlemad kontserdid teid ära lükkasime need edasi sama aasta sügisesse, teatavatel põhjustel jäid jälle ära. Ja siis oleme me nüüd teinud võisteldes selle sama viirusega ka proove, aga otsustasime siiski, et julgem on kutsuda sõbrad Sakust külla, paluda neile nii-öelda suurem panuse anda siis neid meie kriisisse kontserdisse. Ja täna siin päeval õppisime mõned ühised lood selgeks ja tuletasime mõned vanemad meelde. Ja nüüd üritame neid siis teile ette kanda, nii et alustuseks üks tuntud laul, mille omal ajal laulis kuulsaks ansambel Apelsin, aga nii nagu paljude Eesti poplugudega on ka sellega see lugu, et see ei ole kahjuks mitte Eestimaalt pärit. Et see on ka autori lugu ja Jimmy Kennedy on selle loo autor ja aga seos Tapavallaga nii palju, et tegelikult selle laulu on tõlkinud kunagi Artur Rinne eesti keele. Me lubame, et täna ei laula, aga seest mängime mandoliini. Loo pealkiri Kapri saar.
külastades siis suuremaid Eesti kontsertmaju, selline 100+ pealine Mandolini orkester, andsime kontserte Pärnus, Tartus, Jõhvis, Tallinnas. Ja lugu pealkirjaga Muldimaal oli ka selles kontsertkavas. Nii et siit edasi.
järgmist veel jällus autori kala. Ja see on üks Ameerika mees, Jay Ungar, ja tema abikaasa Molly Mason, nad on esinenud sageli koos, kahekesi duona ja tegelikult on mõlemad viiuldajad, aga siis see naine saadab Jay tihti ka kas siis kitarril või klaveril ja see nende muusika, kui seda kuulata, siis ta meenutab väga sellist Ameerika traditsionaalset rahvamuusikat, seal on Cajuni ja bluegrassi ja country ja kõikide segu, aga see on nagu nende tegelikult autori looming ja ka see praegu kohe ettekandele tuleb lugu 1997. aastal kirjutatud, nii et ei ole seda vana. Ja tegelikult kogu see nende lood, muusika, seda saab iseloomustada sõnadega kaunis. Ükskõik, kui üks nende loost peale lahendab kuule, siis see kõlab lihtsalt väga kenasti, peale kaunis. Lahes valss.
on niivõrd tore asi, me ei suuda veel lihtsalt üksteisele elada. Üks aasta jäi kohtumata ja siis hakkasid signaalid tulema, et nemad on ka suures igatsuses ja me olime ka. Ja siis meil tekkis see tänane tore päev. Ja me veisime ka hommikupoole väga kenasti selle eest aitäh Imrele, Oliverile ja Anule. Anu palub esimene korra siia. Ja
Nii eriti ei pääse. Teeme teile enne loo esialgu, siis vaatame, mis ta veel on. Ja järgneva loo lihtsalt jõhkrad mandoliini mängijad avapäevised ja andsid isegi oma nime talle, kuna eelnev peaks kogu pealegi võidu masku, sest mandoliini pärast vaadanud ja eelgelt segamiseks nimetasid loo pealkirjas